Ma tutvustan kõigepealt teile meie vestlusringis osalejaid. Kõigepealt Janika Ruusmaa, Tartu Loodusmaja juhataja. Tere! Tere! Niimoodi, saame kohe mikrofoni ära testida. Tere! 3-4 võib veel ühe korra öelda. Tere! Tere kõigile siin saalis ja tere ka ekraanide taga. Väga meeldiv, saimegi ka heli testitud. Järgmisena Madis Vasser, psühholoogia magistrikraadiga informaatika doktor, kes tegeleb energeetika ja kliimateemadega. Tere! Tervist! Asla Tuusti, Keskkonnaministeeriumi keskkonnateadlikkuse nõunik. Tere! Tere! Ja Urmas Tartes, Teaduste Akadeemia looduskaitsekomisjoni esimeestena. Täna juba kuulsime. Tere õhtust! Head arutlejad, mul on põhjust alustada algusest just läbi selle, et kui me räägime rohepöördest, siis mida see sõna rohepööre õigupoolest tähendab? Mõne jaoks tähendab see väga paljut, mõne jaoks isegi midagi sellist, mille kohta nagu ei tahakski teada. Aga ma küsin sellist isiklikku vaadet. Mis on rohepööre teie jaoks ja võib-olla te oskate tuua ka mõne näite sellest, missugune on teie isiklik kogemus või kokkupuude rohepöördega? Ja võime alustada siit samast. Jaanika, palun. Aitäh! Kui mina mõtlen rohepöörde peale, siis pööre iseenesest tähendab ju mingilt kursilt kõrvale pööramist. Ja ja ka see rohepööre ühiskonnas või siin Euroopas, mis praegu kõne all on, see ju tähendab tegelikult loodusressurssi raiskavalt majanduselt kõrvale pööramist ressursse säästvamale ja looduskeskkonda hoidvamale majandusele. Aga minu jaoks isiklikult, kui ma mõtlen oma elu peale, siis mina olen oma sihi seadnud juba 30 aastat tagasi ja mulle täna tundub selles rohepöörde valguses, et mina isiklikult väga sellelt teelt kõrvale pöörama ei pea. Näiteks 30 aastat tagasi olen ma teinud juba sellised valikud, et minu elukoht asub Tartu kesklinna lähedal, mis tähendab seda, et ma iga päev käin tööle, poodi, koju, kooli, jalgsi või jalgrattaga ja ma olen ka oma mõlemad lapsed kasvatanud ja harjutanud, kusjuures harjutamine on väga oluline märksõna siin, sellepärast et lapsepõlves loodud harjumused me võtame ju ka eluteele kaasa. Olen harjutanud linnas liiklema iseseisvalt ja jalgrattaga, mis tähendab seda, et ma ei pea tegelema oma laste kooli ja huvikoolide logistikaga ja seetõttu minu transpordi jalajälg on väga väike. Aga ma olen ka mõõtnud oma ökoloogilist jalajälge ja see annab mulle vastuseks, et minu eluviisi kõige suurem keskkonnamõju on seotud minu eluruumiga. Ma elan 100 aastat vanas 3 korteriga majas, me kütame seda täna oma metsast tehtud puudega, aga ma tean, et linnaruumis ahiküte tekitab õhusaastet ja seetõttu oleme täna liitumas linna keskküttesüsteemiga ja see on see muutus, tuues selle keskküttesüsteemi siis alternatiivse kütteliigina oma eluruumi juurde. Ja nii et otseselt mina ei pea oma eluviisi pöörama, vaid ma tegelen selle sihi hoidmisega ja selliste väikeste muutustega ja see sihi hoidmine vajab ka tähelepanu ja energiat. Väga kena. Ja Madis, mõtted, isiklik vaade, isiklik kogemus seoses rohepöördega? Võrreldes Janikaga, mina olen siis niisugune värske rohepöördunu. Et võiks öelda, et umbes 3 aastat selles valdkonnas sees olnud ja
tee sinna oli sihuke järsk ja ootamatu, et nagu sissejuhatus oli kuulda, ma olen õppinud psühholoogiat, ma olen õppinud informaatikat ja siis sattusin tegelema keskkonnateemadega. Ja 3 aastat tagasi see juhtus tänu või tõttu, et ma lugesin mingisugust tehnoloogia kriitilist kirjandust, mis ühest küljest ütles, et rohepööre tuleb, aga see ei ole päris see, mida me oleme nagu harjunud ette kujutama, et tulevik on lihtsalt hästi palju tuulikuid ja kõik muu on hästi samasugune. Et selge on see, et rohepööre tuleb ja ta tuleb 2 variandist, et kas ta tuleb niimoodi, et me fundamentaalselt muudame seda, kuidas me maailmas elame, mis tähendab, et see tulevik on hoopis teistsugune, kui me oleme siiamaani arvanud, või me ei muuda enda käitumist ja see tulevik ikka muutub tahes-tahtmata. Ja mind see väga inspireeris, et selle teemaga tegeleda, et see tundus väga oluline ja väga isiklikult nagu mind puudutav lähikümnenditel. Ja olen siis energeetika ja kliimateemadega Eesti rohelise liikumise ridades rinda pistnud ja samal ajal jätkuvalt tegelen ka informaatikas, aga nüüd nagu natukene muudan oma huvisid selles suunas, et kui tulevik on hästi pigem nagu piiratud ressursside keskkonnas, et mis me siis saame teha, nagu, et selleks valmistuda juba täna. Et niisugune väga huvitav intellektuaalne väljakutse. Kui Jaanika jätkab teed ja Madis on hiljutine rohepöörduja, siis millised on sinu vaated, Asta? Kui mina mõtlen rohepöördele, siis ma tegelikult mõtlengi paremale tulevikule. Minu jaoks tähendab see seda, et maailm on õiglasem iga inimese vastu ja tegelikult ka looduse, meie keskkonna vastu. Et see tähendab tegelikult suurt mõtteviisi muutust. Ja nüüd, kui Jaanika rääkis 30 aastast, siis ma mõtlen, ma võiksin ka rääkida, mina elan maal ja ma sõidan tegelikult Tallinna iga päev peaaegu tööle, aga ma tulen bussiga. Ja nii, et see on nagu selline väike lõim. Ma ei ole käinud, ma võiksin ka öelda, et ma ei sõida iga päev tööle Hummeriga, ma ei mütta ATV-ga kusagil rabas, ma ei sõida jetiga seal Rannikumeres, ei käi igal hooajal pikal lennureisil, aga võib-olla see oleks silmakirjalik öelda, et ma ei teeks seda nii või teisiti. Ja sellised väikesed sammud, jah, ma ostan sealt oma külast talunikult toidu, mis on võimalik. Kui ma munadedi käest mune ei saa, siis ma lähen poodi ja ostan munad, mille peal on 0E, mis tähendab, et on mahemuna, või 1E, mis tähendab, et see on vabapidamise kanamuna, et see on nagu sellistes pisikestes asjades võib see olla. Aga kui nüüd see küsimus tuli, siis ma kodus ütlesin kohe, et nüüd me teeme endal rohepöörde arengukava oma pere jaoks, teeme keskkonna ülevaatuse ja vaatame siis, kuidas sest selge on see, et rohepöördes peaksid kõik osalema, see ei ole ühe inimese. Ja see, kuidas kaasata inimesi, et ma mäletan tegelikult 40 aastat tagasi, ma olin aastal 1983, tegin oma ülikooli praktika klassijuhataja tunni teemal keskkonnaprobleemid ja rääkisin siis õpilastele, et kui õudne saatus meid tabab, et kui asjad lähevadki niimoodi edasi, aastaks 2010 on maa ökosüsteemid kollabeerunud, kokku kukkunud õpilased, see oli siis toona 11. klass, nad kuulasid mind niimoodi vaikuses. Ja pärast sain nagu siis sellelt juhendajalt niisuguse tagasiside, et nagu huvitavad faktid olid, aga ikkagi seda positiivset väljavaadet ei ole. Ja ma mõtlesin ise niimoodi, et on Nõukogude ühiskond, et tõtt ei lubata rääkida. Ja nüüd ma saan tegelikult aru, et tõde on ka selles, et nüüd me näeme, et meil on probleemid, aga seda kollapsit pole toimunud, sest see umbes 30 aastat tagasi tuli Agenda 21, mis oli nagu esimene väga suur kokkulepe Rio de Janeiros, eks ju, see sündis, siis võeti ka see kliimamuutuste deklaratsioon vastu, nii et tegelikult just globaalses koostöös, et see jõuab igaüheni, nii et mina tooksin nüüd, et meil võiks üks järgmistest konverentsidest olla, kui meil oli igaühe looduskaitse, võtame siis igaühe rohepöörde üheks teemaks tulevikus. Me saamegi oma kogemusi jagada. Kena, Urmas, kuidas siis sinuga on, sa oled fotomeister ja nii edasi, kuidas siis sina käid ja toimetad või tegelikult sa tahad hoopis mõne muu näite tuua, kuidas rohepööre sind puudutab?
See on üks väga tore ja teisalt ka natukene ärevaks tegev asi ka. Ja ma seletan need mõlemad asjad lahti. Ühest küljest me ju teame maakera ökosüsteemide toimimisest, nende reaktsioonist, siin toimivatest mõjuteguritest ju väga palju kauem aega tagasi. Kliimamuutustest ju kirjutas Arrhenius üle peaaegu 150 aastat tagasi ja tema prognoositu oli täpne, arvestades tolle aja tingimusi. Ja selles mõttes, kui nüüd pandi kokku selline dokument nimega siis Green Deal, ehk siis mida meil eesti keeles nimetatakse rohepöördeks, siis põhimõtteliselt esimene reaktsioon oli suur kergendus, sest esimest korda on väga kõrgel ka siis, ütleme, ühiskonna suunamise tasandil pandud kokku üks kompleksne ideede kogumik, et meil väga palju üle tähtsustatakse näiteks seda sama süsihappegaasi mõistet, mitte et ta ei oleks üldse tähtis, on küll tähtis, aga lihtsalt ta taandatakse kuidagi väga primitiivselt, sest need asjad on kõik omavahel väga seotud, et see on nagu üks selline kergendustunne. Ärevustunne seisneb nüüd selles, et kui siin tsiteerida meie vastvalitud presidenti, kes ütles, et teadlased peavad õppima linnukeelt tõlkima kodukeelde, siis see on see ärevuse pool, kuidas me oskame ja seda nii-öelda ka vahel kantseliitlikult väljendatud seoseid, suhteid. Me teame, mis juhtub loodusseaduste tõlkimisel juriidilisse keelde. See sisu võib sealt väga sageli nii peitu pugeda, et selle lahti seletamine ongi päris keeruline. Mis tähendab seda ju, et nendel inimestel, kes seda süsteemi laiemalt, ma pean silmas loodust ja siin toimivaid seaduspärasusi teavad, seisab ees väga suur tõsine väljakutse just nimelt ka isikliku käitumise läbi, just nimelt ka ülejäänud ühiskonnale selgitada seal, kus see küsimus tekib või see vajadus tekib, mis, kuidas, mismoodi. Et see ongi nii-öelda isikliku ja ka siis nii-öelda ühiskondliku suhte pool ja loomulikult isiklikus käitumises on, kuidas öelda, alati vaja ja võimalik ju mõelda, kui toon sellise väikese lõbusa näite, et ma ise püüan vaikselt alles hoida mingisugust väikest, ütleme sellist, ikkagi käsitööoskust, et vajadusel ei pea minema kohe kusagil midagi ära viskama, et kui on midagi katki läinud, siis oskad seda ära parandada ise oma vahenditega või siis ka mingisuguse väikese asja katki läinud asjadest uuesti teha, et ka see on selline pisikene, küll naiivne, aga oluline teistpidi näide või mõtteviisi näide. Ja teisalt muidugi mul on ka selline väga otsene praktiline kogemus rohepöördest, mis minu kodu Alevikus, mis on küll Tartu linn, aga teisalt ikkagi selline poolmaaline elukoht, kui meil hakati rajama sellist asja nimega biogaasijaam. Et mul oli siis au olla ka sellise küllalt tähtsa siis, ütleme, kohaliku omavalitsuse ametiisiku rollis. Ja see selline hirmude ja kartmiste laine, mis äkki ühel hetkel nagu inimestes lahti läks, kõikide, teate, siit ja hais ja kõik nii edasi, mis siis selle asjaga ju inimestele jõuab, oli omapärane katsumus, kuidas nagu tuli siis sellise ametiisiku rollis selgitada kohalikule kogukonnale, et kuulge, et need asjad ei ole üldse mitte nii hullud, et need protsessid on meile nii-öelda vajalikud, kasulikud ja tänaseks on see biogaasijaam juba üle 10 aasta toiminud, kõik need hirmud, mis oli inimestel, need ei ole realiseerunud ja vastupidi, need soovid, mis olid inimestel, need on realiseerunud. Nii et see on ka mõnes mõttes näide, kus me ei tohi ka võib-olla sellel, kuidas öelda, vahel me satume ühiskonnas igasugustesse debattidesse, kuid eks rohepöörde näite poole osas sobib tsiteerida ka teist presidenti, Teaduste Akadeemia presidenti, mis minu puhul on ka, peaks olema nagu loomulik, siis ta on ka öelnud, et targem ei tohi enam merele anda. Väga hea, siit ütleme isiklikust vaatest ja kogemustest on põhjust liikuda siis suuremasse pilti meie ühiskonna juurde. Räägime lähemalt, kuidas toimub ja toimib rohepööre ühiskonnas, olgu see siis Eestis kitsamalt või kogu maailmas.
kes on piisavalt julge, et avada, ma võin ka öelda seda muidugi, et tahes-tahtmata kas või hiljutiste meediakajastuste puhul võis jääda rohepöördest muljega kui väga ebameeldivast sõnast, sest sellega tahes-tahtmata seostati ka energiahindade kallinemist. Et rohepööre võrdub kallis elekter, kallis soojahind. Et need on päris ohtlikud asjad, et kui me tahame midagi teha ja ühiskonnas saavutada ja ka ühiskonda harida sellega, siis ei tohiks ju rohepööret demoniseerida. Ehk siis, kuidas võiks toimida ja toimuda rohepööre ühiskonnas? Madis? Ja ma haarasin kohe mikrofoni. Väga hea. Natukene toome elevust siia õhtusse. Kindlasti pikk päev juba selja taga. Inimesed tukuvad natuke. Vot see on see, millest võiks alustada. Järgmine kord, kui siuke paneel on, et ma siia tulles ka mõtlesin, et algus on jälle see isiklik küsimus, aga äkki on juba nagu viimane aeg hakata rääkima, aga mis me ühiskonnas teha saaks. Ja see isiklik küsimus, see on see, mida keskkonnakaitsjad on pikalt nagu jauranud, et seda tuleb nagu tähtsustada, aga võib-olla meil enam ei ole aega nagu iga inimese kaupa üksikult minna ja öelda, et ära sina ummeriga sõida. Mis mulle meeldib nagu selle ühiskonna tasandi puhul on see, mida Tartu Ülikooli teadlased eesotsas Margit Kelleriga pakuvad välja, on see, et igapäevapraktikad on see, mis tegelikult paneb paika selle, kuidas inimene käitub. Et kas tal on võimalik teha neid keskkonnasäästlikke valikuid, kas ta teeb neid kogemata, enda teadmata isegi. Et kuidas me disainime süsteeme nii, et inimesed nagu vaike valikus teevad häid otsuseid ja kui väga vaeva näed, siis sa ikkagi jõuad hummerini, aga sa pead ikka väga vaeva nägema selleks. Et see on see küsimus, kuhu võiks nagu panna rohkem rõhku ja oma huvikaitsetöös ma nagu näinud niisugust paradoksaalset asja, et kui ma lähen ja räägin sellest, et kõige kulutõhusam oleks ikkagi nagu inimeste käitumist muuta, siis sageli öeldakse mingit, selle võtame esimesel laualt maha, et see on ebarealistlik. Inimesed ei muutu, aga üritame nüüd siis teha mingisugust tehnoloogilist parandust siin. Aga see on paradoks, sest kui inimeste käitumine ei muutu, siis on kõigil selle tehnoloogilisel poolel ka täiesti null mõtet. Ehk siis, kuidas me jõuame sinna, et me aktsepteerime seda, et see käitumuslik muutus, nagu riiklikult kõvasti soodustatud käitumuslik muutus oleks iga inimese ajus olemas, et sama elektri näide, elekter on kallis, see ei tähenda, et sa pead sama palju kulutama, kui sa enne kulutasid, sa saad võtta oma kulutamist vähemaks. Ja võib-olla riik isegi aitab sul kuidagi seda nutikalt teha või mõni siuke nutikas seade, paratamatult neid on ka, see ka aitab sul sinu enda kulusid vähendada ja ka avaliku taristu kulutusi vähendada. Siuke mõte. Janika, jah? Jaa, Madise jutt käitumise muutumisest puudutas mind sellepärast, et mina töötan keskkonna ja hariduse ühisosas, ehk siis keskkonnahariduse valdkonnas ja see on osa ka kestliku arengu haridusest. Ehk siis tegelikult, kui käitumise muutumisest juttu on, siis ka oma isiklikud valikud mina näen ja tunnen, et need saab teha ja mõjutada väga varajases lapsepõlves, mida siis ei pea hiljem muutma, neid on lihtsam harjutada, neid on lihtsam juurutada, nii nagu ongi hambapesemist enam mitte keegi ei sea kahtluse alla, et see on nagu vajalik, isegi lapsed enam ei küsi, miks seda vaja teha on, me teeme seda lihtsalt harjumusest. Ja täiskasvanud ei õpi seda tegema. Jaa, et kui nad pole seda kunagi teinud, siis nad praegu ei õpi, jah, just. Ja kui ma mõtlen nagu rohepöörde peale, siis minu jaoks see täna on jäänud kõlama, et see on ikkagi nagu me peame tegema pöörda just nimelt selles meie raiskavas majanduses, pöörama selle säästvama poole, aga selle kõrval minu meelest see, mida Madis välja tõi, on see, et ei tohi unustada hariduse valdkonda, ehk siis sellise, et ka haridus vajab rohepööret ja kus kohas, siis ilmselt mitte võib-olla nendes õppekavades nii väga, sellepärast et minu meelest meil loodusteaduslik haridus Eestis on väga hea ja ka need metoodikad on väga head ja õpetajad on väga head, aga rohepööret oleks vaja haridusasutuste keskkonnajuhtimises. Ehk siis selles, mismoodi hallatakse, majandatakse
meie haridusasutusi, hooneid, koolimaju, lasteaedu, kas seal on loodud tingimused selleks, et teha neid keskkonnahoidlikke valikuid, et kas me teame, kui palju need meie lasteaiad ja koolimajad kulutavad elektrit, vett, kütet ja mitte ainult rahaliselt, vaid ressursside mõttes, kas lastel on võimalus ja õpetajatel koolimajades jäätmeid liigiti koguda nii, nagu seadus ette näeb. Ja ma tean, et on üks, ja keskkonnajuhtimine ei ole mitte midagi nagu väga keerulist, me ei pea tegema keerulist keskkonnajuhtimissüsteemi. Koolide jaoks ja haridusasutuste jaoks on olemas üks lihtne keskkonnajuhtimissüsteem, see on rohelise kooli programm. Täna sellega on Eestis liitunud 600 lasteaiast 20% ja 500 üldhariduskoolist ainult 10%. Siin on meil, ma arvan, pööramise võimalus olemas täiesti. Väga hea ja selle aplaus, muidugi, ärge olge kitsid, kui juba vaikselt hakkab tulema, siis laseme käia. Asta haaras mikrofoni, me hariduse juurde muidugi tuleme, aga me kuulame praegu... ma tahangi just öelda siia sekundeerida, et mitte ainult koolid, vaid kui me võtame kogu avalik sektor, meie ministeeriumid kas või kõik asutused, võtame Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi, ma nägin juba uues lepingus, mida sõlmitakse juba neid märke, et keskkonnajuhtimine jõuab ka sinna, et siin on nagu positiivseid sõnumeid ka, et tõepoolest, et tuleb jõuda selleni, et avalikku raha kasutatakse ainult, ütleme siis, õiglaselt ja mõistlikult ka selle rohepöörde kontekstis. Räägime rohelistest riigihangetest ja nii edasi. Aga mitte sellest ei tahtnudki ma praegu rääkida, lihtsalt sekundeerin siia juurde, sest ma mõtlesin sellele, et mind väga puudutas see, kui siis Olav siin hommikul tsiteeris Eerik Moorat ja ma uuesti ütlen need sõnad ja ma arvan, et see on väga tähtis. Kuidas see oligi? Eesti on imeilusa loodusega vaba maa, kus elavad kultuursed ja haritud inimesed, kes oskavad oma kodu ja mida veel? Mis seal oli? Kodu ja maad hoida. Nii et niisugune ilus sõna ja mul tuli kohe meelde minu oma isa, kelle 100. sünniaastapäeva me tähistasime. Ja tema ütles mulle alati veel niimoodi, et kõige tähtsam on see, et sa pead tegema tööd oma maa ja rahva heaks. Et kuidagi see niisugune mõnes mõttes võib-olla idealism ja naiivsus, eks ju, asjades, et siia juurde ma tahan rääkida tegelikult ühest teisest ühiskonnast veel ja lugesin kunagi Põhja-Ameerika üks indiaani hõim, need mehed käisid igal hommikul päikese tõusu ajal, ronisid mäkke ja tegid oma rituaalid, sest neil oli põlvest põlve antud selline pärimus, et kui nad seda ei tee, siis päike ei tõuse. Ja nad mõtestasid enda jaoks, eks ju, kogu selle olemise ja tegevuse. Ja mulle tundub, et meie ühiskonnas hakkab praegu kaotsi minema see suur narratiiv, miks me siin oleme, kes me oleme, kuhu me läheme. Ja mulle tundub, et ja meil on ka dialoogi koht, et kui me vaatame kas või seda vaktsineerimise ümber käivat, eks ju, et me kuidagi ei suuda võib-olla tulla kokku, et tasukski mõelda sellele ilusale suurele sõnumile, mis meil on, et võib-olla see rohepööre peakski saama mingit pidi laulupeoks, et igaüks panustab sellest, et ikkagi ma jään selle juurde, et kõik peaksid enda jaoks selle selgeks tegema, sest võib-olla on 10% või 20%, aga võib-olla on ka 50%, kes ei tee, aga 50% üks juba aitab. Ja võib-olla see, et mida riik siis teeb, et mina olen siin ka mingit pidi ametniku rollis, praegu teeme siis seda keskkonnavaldkonna arengukava kevad, seal on 16 töörühma ja tegelikult kaasatud väga suur hulk erinevaid huvirühmi, riigi, omavalitsusasutusi. See on tegelikult väga suur töö, et panna et see kokkuleppe saavutada, kokkuleppe, kuidas säilitada meie looduse seisundit. Ja siin tõesti kommunikatsioon sinna juurde,
ja võib-olla hariduse poole pealt, et seal on tõesti see, et Jaanika tõi sisse, et haridus on ilmselt see võtmevaldkond, kus tegelikult see tulevik tuleb, aga haridus ei ole ainult kooliharidus, vaid on ka vabaharidus, on ka eluharidus ehk formaalne, mitteformaalne, informaalne, et me peame tegelikult hästi tõsiselt läbi mõtlema, et sellest rohepöördest saaks võimalus ja mitte ma ei hakkagi seda ühte inetut sõna, mida on kasutatud juba seda kasutama selle rohepöörde kohta. Selge ja väga hea, haridust sai siin mitu korda mainitud, see on meie viimane suur küsimus, aga vaatan, et siia kommentaariumisse ja küsimuste esitamise kohta on ka tulnud toetav kommentaar Jaanikale, et nõus Jaanikaga, õppeasutuste majandamine vajaks rohepööret ja siin tuuakse ka näide, et läbi Tartu linna sõites paistis silma, et lehepuhuri mehed armastasid eriti koolimajade ja Maaülikooli ümbrust. Et seal tehti kohe puhas vuuk, nii et kui siit jäi kõlama tõesti, et sellised ka suuremad ja üldisemad eeskujud on, et siis ka riigiasutused, miks mitte ettevõtted, asutused üldse ja koolid ja haridusasutused saab olla suureks eeskujuks ja niimoodi seda teavet jagada. Urmas on haaranud väga tugevalt mikrofoni, tahab rääkida, ma küsin veel ühe asja sulle konkreetselt ka ette, siis sa tead oma mõtte suunamisel. Kui seda rohepööret on oht, et teda natukene nagu vaadatakse viltu ja teda võidakse demoniseerida, siis kas ja kuidas võiks rohepöördest hoopis ühiskonnale kasu olla, et me ei mõtleks selle peale, et oi, rohepööre, see tähendab ju ainult ebamugavust ja kallimaid hindu? Ma alustaksin siin nii-öelda üksikisiku ja ühiskonna tasandite ühendamisest. Ja me oleme küllalt palju ju mõelnud neil teemadel, et inimkond vajab nii-öelda rohkem oma õppimisvõime järgi käitumist, ka rohepöörde järgi tehes, ka keskkonnateadlikku käitumist. Selles mõttes, et instinktiivne käitumine ei anna meile lahendusi see, mida meile evolutsioon on andnud. Kuid kui me räägime sellest, et nagu pealtnäha üksikisikuna me võiksime ju olla siis keskkonnahoidlikud kui sellised, siis teisalt kui see sama inimene läheb ju kusagil oma tööd tegema, on ta siis eraettevõttes, on ka riigiametis, seal on ta täpselt samuti ju see sama inimene. Miks siis ta peaks riigiametis kuidagi teistmoodi käituma, kui üksikisikule meeldiks ja täpselt samuti ka vastupidi. Kui inimene räägib ilusasti rohepöördest, näiteks keskkonnaminister täna hommikul meile väga ilusasti tegi väga sisuka pöördumise, siis me ju täiesti peame ju loomulikuks, et ka oma kodus, oma isiklikus elus ta selle järgi elab. Ehk üks selline mõtteviisi muutus, mis meil heas mõttes peaks nagu toimuma, on see, et me teame, mis asi on jokkskeem, teate asi. Juriidiliselt on kõik korrektne. Ja me oleme kõik ju mingil määral harjunud olema pisut rehepapid ja kus nutikemalt suudab mingit seadust väänata, tundub olema vahel ja võt tegi. Kuid nii-öelda rohepöörde kontekstis me peaksime rohkem hakkama mõtlema sokkskeemist, mis tähendab, sisuliselt on kõik korrektne. Ehk me peaksime oskama vahet teha, et missugune seadusandlus ikkagi nüüd meie elukeskkonda väga oluliselt mõjutab ja mõjutab ka meie iga üksikisiku heaolu. Ja vähemalt nendes seadustes hakkama otsima sisulist arusaamist, miks üks või teine regulatsioon on tehtud ja kuidas siis mina peaksin selle järgi käituma, mitte otsima neid ühesõnaga siis neid asju, mida me täna nimetame rohepesuks näiteks. Väga kena, ma täpsustan veel selle ploki lõpetuseks ühte küsimust, et võib-olla te oskate siis selle sama sisuliselt korrektse olemise juures, et sisuliselt oleks ka asjad hästi, tuua mõned näited, mis on siis need reaalsed plussid ühiskonnale seoses rohepöördega. Ja võib-olla, kui tahate mõtteid jaotada, siis mis on see kohetuntav tulu ja heaolu ja mida võib näiteks aja jooksul näha, et see veel tuleb. Et me praegu siis nii-öelda investeerime sellesse, et tegelikult lähebki tänu sellele olukord paremaks. Mis on rohepöörde plussid, Madis? Ühiskonnale? Minu peas on alati küsimus, et mis on olukord hetkel.
ja Kehv. Asta mainis siin, et 2010 kollapsi ei olnudki veel. Et see on see küsimus, mis ma näen ka paljude kliimateadlaste ja teiste ökoloogide peades on see, et mis trajektooril me ikkagi oleme ja võib-olla me oleme juba nagu ikkagi selles kollapsi trajektooris ja seda ei olegi võimalik ära hoida. Ja kui sa nagu oled selles mõtteviisis, siis sa tead, et läheb halvemaks, aga nagu su küsimused on nüüd, et kuidas saaks vähem halb. Et sa ei mõtle, et läheb paremaks, sa saad öelda, et kuidas saaks vähem halvemaks minna. Ja see on see, kus sisuliselt korrektne rohepööre kindlasti aitaks, et sageli tuuakse välja, et kui sa lähed hästi looduspõhiste lahenduste peale, siis lisaks sellele, et see on kõige odavam ja kiirem lahendus, see on ka lisaboonustega, et sul on puhtam keskkond ja elurikkam keskkond ja mullad on isegi elusamad. Aga see eeldab tõesti seda narratiivi muutust ka, et kui Asta ütles, et täna ei ole narratiivi olemas, täna on narratiiv. Täna narratiiv on see, et kui majandus ei kasva, siis päike ei tõuse. Aga see on murenemas ja nüüd otsitakse, et mis see uus narratiiv on ja see on see, mida mina olen hobi korras ka üritanud Eestis lauale tuua, on siuke välismaal juba natuke levinud alternatiivne majandusmudel, mis on näiteks tasaareng või degrowth, et sa ei pea fokusseerima ainult majanduskasvule, et saavutada kõiki neid häid asju, et sa võid fokusseerida headele asjadele ja selle käigus võib-olla majandus kasvab, võib-olla ei kasva, see pole oluline. Oluline on see inimeste heaolu ja keskkonna jätkusuutlikkus. Aga see on niisugune suur nihe, mida on jube pikk aeg tekitada, et seesama rohelepe, mida Urmas mainis, et selle üks esimesi lauseid on see, et see on meie rohelise kasvu paradigma. Ja siis mina panin dokumendi kinni ära. Sest, see on paradoks, et sa ei saa rohepööret ja majanduskasvu korraga, see on üks või teine. Asta? No tänastest hommikupoolsetest ettekannetest tuli tegelikult väga selgelt välja. Ma saan aru, et kõik need graafikud, mis üles jooksid, olid tegelikult tehtud tänase selle arengu pealt. Ja selge on see, et me peame piirama oma tarbimist, aga ma ei ütleks üldse seda, et elu läheb halvemaks. Et me peame mõtlema ka, et mis on siis heaolu, mis on hea elu. Kas see, et mida rohkem sa tarbid, siis seda õnnelikum sa oled. Et need kaks asja ei ole alati seotud ja kuidas see inimesteni jõuab. Ja ma arvan, et me ikka peame minema sinna hariduse juurde, sest kuulata ka avalikus ruumis väga sageli küsida, mis me siis nüüd teeme, kas või selle vaktsineerimise, kas piits või präänik. Tegelikult ei ole ju kumbki hea lahendus. Need mõlemad on väline motivatsioon. Ja kus siis leida nagu inimeste jaoks see sisemine motivatsioon? Õnneks on meil olemas, psühholoogid, sotsiaalteadlased, kes on sõnastanud väga ilusasti autonoomse motivatsiooniteooria, kus on väga selgelt tegelikult toodud välja, mis inimesed tegelikult paneb käituma, tahtma, et mitte nii, et ma olen sunnitud nii tegema, vaid ma tahan midagi teha. Ja need on kaks asja. Esimene on see, et mul on lihtsalt hea neid asju teha ja vot siis tulebki nii, et mul on hea pigem sortida oma prügi sinna õigesse kohta, see on nii ilusasti mulle ette tehtud, kui et seda hirmsat, seda jäätmehunnikut ühte kohta panna, et see on nagu see hästi väike näide. Ja 5 prügikasti peab ka olemas olema, muidu sa ei saa. Jah, täpselt, ja need peab ka pärast viima eraldi. Et mul on hea seda teha, ma teen midagi oma tulevaste põlvede heaks, et mul peab see tahtmine olema. Ja teine pool, mis nagu täna tuli ka välja, et meie teadlased on nagu suurepäraseid, meil on nii suurepärased teadmised kogu selle ümbritseva keskkonna kohta, eks, et see on nagu üks huvitav avastuste maa, et me ei pea sõitma ümber maakera, eks ju, pidevalt ja vaatama neid kohti, et meil tegelikult on nii palju võimalusi selleks. Et see on nagu huvitavam, põnevam, parem elu ja tal on see jalajälg on, eks ju, väiksem ja ilusam. Vaatan siia, et inimesed on pannud kirja nii küsimusi kui ka kommentaare. Üks neist sobib väga hästi üleminekuks haridusteema juurde, aga kokkuvõttena, vahekokkuvõttena, et eelmainitud rohepöörde kasu võiks ju olla ka näiteks terve inimkonna ellujäämine, millele on ka üsna raske ju vastu vaielda ja Madise mõttegi sellest tasamajandusest või mitte ilmeeksimatult alati meeletu majanduskasvu tagaajamisest võiks sellega ühtida.
aga nüüd siis tuli juttu, et koolide õppekavas vast ei ole vaja teha muudatusi. Olles õpetaja, arvan teisiti. Arvan, et mõiste rohepööre vajab selgitamist rohujuure tasandil. Tuleb meelde 40 aasta tagune loosung korteriramu trepikotta pandud plekkpange kohal. 6 kilost toidujäätmetest saab 4 kilo keeduvorsti. Pärast sellist selgitust ei soovinud tükil ajal enam vorsti süüa. Võib naerda. Nii, naer on terviseks. Aga nüüd pärast nalja jälle natuke tõsisemaks. Ehk siis räägime nüüd sellest, et kas koolis ja üldse hariduses seoses rohepöördega on ka vaja muutusi. Ehk siis üldisemalt, mis rolli teie näete haridusel rohepöördes ja ehk te olete nii head ja rikastate ka mõtteid oma näidetega või näidetega elust enesest. Vaatan siin kõigepealt Jaanika otsa ja siis Asta ja siis kõik teised. Jah, aitäh. Kui ma hakkan siin nüüd kinni sellest, et koolis on ka ikkagi vaja teha muutusi, siis, ja siin oli vist arvamus, et ka õppekavas oleks vaja teha muutusi, siis ma pean silmas seda, et tegelikult praeguses üldhariduskooli õppekavas on keskkond ja jätkusuutlik areng läbiva teemana täiesti olemas, ehk siis seda käsitletakse. Nõus, et uued teemad, mis juurde tulevad, sealjuures ka see sama rohepöörde lahtiseletamine ja täpsustused ja ütleme teadlaste uued avastused, need tuleb sinna kindlasti lisada, et see, ma ei peagi silmas seda, et õppekava peaks muutumatuna jääma, aga minu meelest see siht, kuhu poole täna üldhariduskooli õppekava on suunatud, on täiesti õige, ehk siis pöörama ei pea, aga seal peab tegema väikseid, kogu aeg peab tegelema selleks, et see siht oleks õige. Ja näiteks on vananenud kindlasti mitmed sellised võrdlused ja metafoorid, mis varem kasutuses olid, näiteks ka põlevkivi teemadel, et üsna hiljuti veel aasta tagasi nägin ma kuskil ühte õppevahendit, kus oli kirjas, et põlevkivi meie pruun kuld. Et täna me ilmselt nagu vaatame sellele hoopis teise pilguga ja võib-olla sellised võrdlused ja metafoorid peaks ilukirjanduslikult nagu välja võtma ja tooma sinna sisse uued teadmised, et selles osas kindlasti on vaja ka sisulist parandust. Jah, aga selles, kus haridus aidata saab, ma juba enne ütlesin, et ma arvan, et suur puudujääk ja pööre peaks toimuma just nendes haridusasutuste keskkonnas ja selle ressursikasutuse jälgimises ja suunamises ja selle keskkonna loomises, kujundamises selliseks, et õpilased ja õpetajad, kes seal õpivad ja töötavad, et nemad saaksid oma ellu kaasa juba sellise suhtumise, et keskkonnahoidlik käitumine on täiesti normaalne ja võimalik. Asta? Ma isegi mõtlesin, natuke intrigeerin Jaanikale, et kumba pidi sa siis mõtled, kas kullal pole piisavalt väärtust, sellepärast et teda ju tegelikult ei ole vaja ja et nii palju sotsiaalseid ja keskkonnaprobleeme on sellega seoses, et me saaksime endale midagi külge riputada. Minu meelest on see hästi põnev, see annab täiesti uue tähenduse sellele võrdlusele ja sellised diskussioonid, ma arvan, koolis võiksidki käia selles mõttes, muidugi võib see jääda, kui ta saab uue tähenduse. Mis on roheline kuld ja mis on pruun kuld. Et uued kõrvarõngad tuleb teha põlevkivist. Jah, põlevkivist sõrmus juba ühes videos oli tegelikult Kihla sõrmus. Aga ma tahtsin öelda, et sina muretsesid, et kas asjad on jokk või sokk, et juriidiliselt korrektsed. Haridusega on meil tegelikult kõik jokk täiesti, sellepärast meil on õppekavas, eks ju, läbi teema keskkond ja jätkusuutlik areng, kõik lõimivad, meil on ka õppematerjale, meil iga klass saab käia vähemalt ühel õppeprogrammil, KIK-i poolt rahastatud õppeprogrammil,
ja nii edasi, ma võiksingi jääda ja see on tegelikult tõesti ilma igasuguse irooniata väga-väga suur asi, kui me vaatame ka lähinaabritega Euroopas tervikuna, et meid ikkagi vaadatakse natuke imestusega, et kuidas me oleme suutnud sellise süsteemi luua. Aga jah, et kas ta jõuab, eks ju, inimesteni, et see me oleme maailmas 4. kohal, Euroopas esikohal loodusteaduste see PISA testil, eks ju, jällegi väga head, see on suurepärane töö õpetajate poolt. Aga mina ise ka olen pikalt olnud bioloogiaõpetaja ja siis jällegi, kui ma näen, eks ju, et kuidas need teadmised ei jõua igapäevaellu, kuidas see loodusteaduslik kirjaoskus on siiski suhteliselt madal meil. Seda kuidagi see rumalus võib-olla paistab rohkem silma kui tarkus sageli, et meil on ikkagi teed, mida minna. Ja kui vaadata veel, et on jokked, siis ka uues hariduse arengukavas on sees muuseas üks aluspõhimõtte ja väärtuste ringis on siis sees looduskeskkonna säästev areng on sinna pandud ja siis, kui lugeda edasi, siis leiab seal, kus on rahvusvahelised lepped, on välja toodud, et me lähtume ÜRO säästva arengu eesmärkidest ja need eesmärgid on lisas ka väga põhjalikult lahti kirjutatud ja need on ju jällegi suurepärane asi, seal on ka see Euroopa roheline leppe on toodud välja, aga kui ma tervikuna seda enam kui 37 lehekülge lugesin, siis ma tegelikult ei saanud aru küll, et kuidas see dokument viib nüüd SOK-seisu. Et seal tõesti tekkis selline vahe, aga jällegi optimistlik, meil on targad ja haritud inimesed, et neid tasub nüüd mõelda uuesti ja see oli väga suur pluss, et see oli sisse tulnud, sest seda arengukava mitu aastat tehtud ja nii kiiresti operatiivselt võeti tegelikult kas või märgiti ära see seal. Aga ma olen nüüd pikalt rääkinud, aga ma tegelikult tahaksin öelda seda, et minu meelest on haridus absoluutselt see võtmekoht, kus kõik muutub. Jah, paljud koolid on selle rohepöörde, need rohelise kooli liikumise koolid ja lasteaiad, et nad on tõesti suurepärast tööd teinud ja ma arvan, et seda tasub rohkem jagada, et see on selline temaatika. Aga hariduse puhul ma jälle tulen selle sama motivatsiooniteooria juurde, et kui me vähem kontrolliksime lapsi, sellele kontrollivale motivatsioonile tähelepanu pööraksime, siis me tegelikult jõuame palju kaugemale, hoiame seda, toetame seda huvi ja loome sellise õpikeskkonna, eks ju, kus tõepoolest ka õpetajate eeskujust, kogu koolikorralduse eeskujust õpitakse reaalselt nii toimima ja siis on viimane asi, mis ma ütlen, üks koht, et kui see hambapesuga, kuidas see oli, et enam ei õpi vanas eas, siis mina olen, konkreetne näide on tõesti see, et laps tuleb, eks ju, lasteaiast, see on tuttavate juures olnud ja siis õpetab oma vanemaid prügi sorteerima. See on hästi lihtne näide, aga ma arvan, et selliseid analoogseid näiteid, et see on see koht, kus täiskasvanud inimene võtab õpetust, kui tuleb see laps või lapselaps, kes tegelikult koputab südametunnistusele ja paneb muutma neid väärtushinnanguid. Madis kõigepealt, jah? Jaa, kuna ma oma isikliku panusega jooksen kohe varsti bussi peale, siis ma lihtsalt ütlen oma 2 sõna ära ja siis panen lavalt minema. Mina ei ole haridusspetsialist, aga rääkides endast palju targemate inimestega, kes ka pigem kalduvad sinna poole, et need projektsioonid keskkonna osas on pigem kurjakuulutavamad, siis nemad ütlevad, et väga raske ongi intelligentseid tuleviku otsuseid teha, isegi kui sa oled väga tark. Et siis lahendus on õppida väga palju erinevaid asju ja õpetada ka väga laia ampluaad teemasid ka noortele ja õpetada koostööoskusi olukordades, kus on vaja teha koostööd. Täna väga palju ei ole vaja koostööd teha, saad ka üksi, aga tulevikus enam üksi ei saa. Ja Urmas, kuidas sina arvad, et haridus võiks juhtida rohepööret? Kui vaadata nii keskkonna, lõppeks ka ju viiruspandeemia on keskkonnaprobleem suuresti. Kui vaadata neid arutelusid, siis ühe kõige suurema puudusena näen ma seda, et kui osatakse mingisuguseid korrelatsioone näha 2 parameetri omavahelises muutuses,
siis niipea, kui sinna lisandub 3. või 4. või 5., siis läheb arusaamine äkki kuskile minema, see kaob ära. Ja on ühest küljest ju väga lihtne rääkida sellistest seostatud õpetest arusaadavalt, et ka õppekavades, ütleme, füüsika ja bioloogia ja keemia ja ühiskond oleks nii-öelda mingil moel näidetega kaetud ja mis on väga vajalik ja tänuväärne. Teisalt meil on näha, et meil on vaja selles hariduses, ma ei ütle, et kohe lasteaias peab ta seda suutma teha, aga kuidagimoodi jõuda selleni, et osataks nagu aru saada, mõtestada mitme teguriga süsteeme, kus on tegurid rohkem kui 2. Kuna aeg on tiksunud sinna päris lõpule, siis ma palun teil mõelda korraks sellise lõpukokkuvõtte peale, et mis oleks see viimane sõnum, kui te koondate 3 asja, teie isiklik kogemus, ühiskond ja haridus. Kuidas saavutada sellises koostoimes rohepööret. Ja ma lisan veel siia juurde mõtete kogumise ajal ühe kommentaari, et ka siin ollakse nõus rääkijatega, eeskätt Jaanika näitega, et ma töötan lasteaias, omame lippu roheline kool ja kurb on mõelda, et kooli minnes lapsed oma lasteaias omandatud teadmisi edasi kasutada ei saa, sest koolides enamasti puuduvad sarnased tingimused. Nii et ka see paneb mõtlema ja tunnistab seda olukorda, mis praegu võib-olla valitseb. Et ühtsemad tingimused ja et õpitust saaks praktika ja nii kõikjal. Aga on siis soov kuidagi kokku võtta ja lühidalt. Võib-olla alustame Jaanikast. Siin vahepeal oli küsimus sellest, et mis minul jäi vastamata, ma vastan nüüd, et kuidas see rohepööre siis nagu otseselt ja kohe võiks väljenduda. Ja ma vastan mitte võib-olla otseselt ja kohe ja minu jaoks see, kui see rohepööre ära toimub, minu jaoks on, ma arvan, et tulemus on sisuliselt kvaliteetsem elu, õnnelikumad inimesed ja ütleme siis parem koostöö ehk siis ja parem tervis. Ehk siis nagu tegelikult see puudutab otseselt meid kõiki väga isiklikult, nimelt läbi meie tervise, meie õnnetunde, meie heaolutunde. Et see on see, millega ma tahaks täna siis kokku võtta selle rohepööret, mismoodi mina seda näen ja seda tulemust. Väga kena, Asta. Asta palus, et mina ütlen enne Asta, siis saab võimaluse võtta asjad kokku. Et jällegi tuleme tagasi või lähme edasi või oleme koos nüüd selle inimese enda olemise lahti mõtestamises ja mina tooks siia sellise kena Frediusi ütluse, kes on öelnud, et tal ei ole eesmärki, tal on siht või tal on suund. Ja nii ka see rohepööre või nagu ka inimese elu, me ei ela ju mingisuguse täpse selge eesmärgi nimel ühest küljest. See eesmärk on üldine suhteliselt, see sama parem kvaliteetsem elu ja nüüd see rohepööre peakski olema meie jaoks kui protsess selle nii-öelda parema elu suunas, kuid me ei tohi sellega viivitada. Ja Asta? Ja mina ütlen, et ma olen motiveeritud, et ma tahan oma elu paremaks teha ja kõigi teiste elu ja siis peakski mõtlema nii, et me ei pea inimesi motiveerima, vaid me tegelikult peame looma sellised tingimused, et nad ise motiveeriksid ennast igal tasandil. Ja ma mõtlesin ka sellele, et tegelikult selles Erik Moora tekst läks ju edasi ja see edasiminek oli niisugune, et aga meil on maailmale nii palju anda, aga kahjuks ei ole me tahtnud viimasel ajal eriti midagi maailmale anda. Ja siis ma mõtlesin, et me võiksimegi, et tsitaat kõlaks veel paremini niimoodi, et maa on imeilus planeet, kus elavad targad, haritud, kultuursed inimesed, kes tahavad, oskavad oma kodu ja maad suure tähega hoida. Et see ongi selles suunas see rohepööre teekond. Suurepärane. Aitäh, Asta, aitäh, Jaanika, aitäh, Urmas ja Madis, kes tormas bussi peale. Teeme meile kõigile ühe suure aplausi. Aitäh!
ja hea meelega ma palun veel kuvada nüüd ekraanile teie mõtted tänasest konverentsist. Kui neid on kirja pandud, siis samal ajal võime jälgida, et mis mõtted või tähelepanekud kirja said, kuidas see konverents teile täna natukene laeb ka, et Urmas Tartese entroopia tõdemus näiteks tuuakse välja. Rohepööre on pikk ja materjalimahukas protsess, mida algetapis pole see kindlasti roheline. Me hingame, sööme seeni, kanname seeni ja elame seente sees. Väga kena. Tarbi vähem. No see on ammu tuntud tõde. Nii palju seeni meie ümber. Vahva. Ka mina panin kirja mõned mõtted, näiteks seda, et maavarad on maa sees olemas ja inimene kasutab neid oma huvides. Rohepööre kasvatab mastaapselt maavarade vajadust ja maapõue abil saab küllalt efektiivselt ka soojavajadust täita. Nii ka Eestis. Fotosüntees muutis maailma, tuleb järgida tegelikult nende samade tähtsate aineringete toimimist ja kasutada energiat, mida tegelikult pakub meile päike. Mitmekesisuse hoidmine on oluline, sest igal pool, ka muldade puhul ja nii ka tegelikult muldades elavate seente puhul on just see mitmekesisus, mis tagab erinevates piirkondades selle õige ökosüsteemi toimimise. Muld tekib väga aeglaselt, mulda tuleb hoida ja jätkusuutlikult kasutada. Rohepööre peab olema sisuliselt korrektne ja tuleks sisustada nii, et see oleks teadmiste põhine nii isiklikul kui ka ühiskonna tasandil. Ma tänan teid väga, ma ütlen, et see keskkonnahariduse konverents on alati väga rikastav, jätab hea ja mõtliku tunde ja põhjuse, miks jälle järgmisel aastal kokku saada. Toredat homset keskkonnakonverentsi päeva, kui te lähete oma õpitubadesse ja ma soovin teile mõnusat õhtut ja kauni sügise jätku. Aitäh!